Tere õhtust siis kõigile ja hea meel on teid tervitada niisugusel põneval webinari teemal nagu soovituse jõud. Ja kui palju võib üks lihtne sõbra soovitus teinekord teha elus asjad meie jaoks lihtsamaks. Ja ma usun, et me kõik oleme oma elus mingil eluetapil kellelegi midagi soovitanud. Ja tegelikult enamus inimesed teevad seda igapäevaselt, et on see siis mõni hea ehitusmees, lihtne näide võib-olla näiteks eelmisest nädalast võttis minuga ühendust inimene, kes on hädas oma nii-öelda kinnistu asjadega ja kuna ma kunagi olin maamõõtja, geodeet, tegin detailplaneeringuid, siis ta pöördus mu poole küsimustega ja kuna nii palju on asjad täna muutunud, siis mingit basic ut ma oskasin talle soovitada, aga pigem ma viisin ta kokku inimesega, kes on selle ala ekspert. Ehk et igapäevaselt me tegelikult otsime midagi, kellel on vaja, ma ei tea, raamatupidajat, kellel on vaja personaaltreenerit, naiste seas on igasugused hoolitsusteemad, nii-öelda on need juuksed, küüned, mis iganes, on ju, et me kogu aeg tegelikult soovitame midagi. Ja selle soovituse mõte on ju tegelikult see, et viia siis kokku omavahel inimesed, üks, kes otsib midagi ja teine, kes siis saab aidata. Ma täna korra stories mainisin ka, et ma jagan täna kahte põnevat ka raamatu ideed, mis on mind võib-olla võiks öelda elus kõige rohkem muutnud just julgemaks, arusaamaks, miks me teeme mingeid otsuseid oma elus, miks ühtedele inimestele üks ja sama info näib võimalusena, teistele näib see justkui kohustusena ja kuidas elus leida sellist paremat tasakaalu ja kuidas mõelda ka pikemas perspektiivis parema tuleviku peale, et kuidas siis seada teadlikumalt eesmärke. Ja ma panen ka arvutiekraani jagama, et siis on natukene lihtsam kogu seda mõttekäiku nii-öelda kaasa teha. Ja ma nüüd vaatan, kus see õige fail on. Loodame, et me leiame selle kohe ilusti ülesse. Ei ole see. No nii nagu ikka. Siis kui midagi kohe vaja on, siis ei leia seda. Nii, kus ta nüüd kadus? Mul enne panin oma arust. Siin ta on. Ehk et kuidas siis igapäevane soovitus tegelikult töötab. Ja esimene raamat, mis võib-olla on kõige rohkem mind mõjutanud, on selline raamat nagu Harveki raamat Miljonäri mõtteviisi saladused ja ma olen selline inimene, et kui ma raamatut loen, siis mulle meeldib alla joonida, et kui ma teinekord tahan uuesti midagi nagu üle vaadata, et ma ei pea hakkama tervet raamatut läbi käima. See on selles mõttes, praegu vaata seda, kõik on super, mega ja millest see raamat siis räägib, on just see, et kuidas nagu erinevad tüüpi inimesed siis võtavad vastu otsuseid ja milline on siis nii-öelda tegutseja ja milline on siis mõtleja inimese sihuke nagu nii-öelda mõtteviiside erinevus. Ja vastavalt sellele siis tegelikult millised on meie kogemused, harjumused ja kes on inimesed meie ümber, siis tihtilugu me teeme ka otsuseid. Ja ma tõesti soovitan, kellel meeldib raamatuid lugeda, soovitan seda raamatut osta, see on igalt poolt täna leitav, Miljon Mindset on teinud sellest siis eestikeelse tõlke ka. Super hea, lihtne raamat. Ja kui ma võtan selle raamatu põgusalt kokku, siis kuidas ta eristab siis tegutsejat ja mõtlejat ja siis nende mõtteviise ja ma toon lihtsalt mõned asjad nagu välja, et kui näiteks inimene jagab kellegiga midagi, siis üks inimene näeb selles võimalust enda jaoks, teine näeb probleeme. On inimesed, kes mõtlevad suurelt, on inimesed, kes mõtlevad väikselt, siis osad inimesed on rohkem riskialgid ja teised on pigem need, kes tahavad kogu aeg minna justkui siis kindla peale välja, sest nad kardavad nagu ebaõnnestuda ja hirm tihtilugu saab neist võitu. Siis on inimesed, kes teevad oma elus otsuseid kiiremini ja teised on need, kes jäävad mõtlema ja siis ta räägib sellega, siis ta räägib teisega, siis ta räägib kolmandaga ja nad ei suudagi ühtegi otsust nagu võtta. Ja läbi kukkumist või kui miski ei lähe nagu plaanipäraselt, siis tegutsejad pigem panevad selle oma teadmiste ja kogemuste puudumise alla, aga need, kes on mõtlejad, pigem kipuvad siis teisi inimesi alasti süüdistama. On see siis boss, on see töö, on see meie valitsus või kes iganes.
ja miks ma need tulbad omal ajal nagu kokku panin siia, et neid nagu vaadata, te võite sellest teha omale screenshot'i, võite teha telefoniga pildi, siis ma usun, et meis kõigis on nagu neid mõlema inimese nii-öelda siis neid iseloomujooni või siis harjumusi. Nüüd küsimus on nähtavasti selles, et kummad siis iseloomujooned rohkem nii-öelda siis esile tulevad. Ja kui siit veel vaadata nagu edasi, siis mis on nagu huvitavad punktid on veel see, et näiteks need, kes on tegutsejad, et nad on valmis oma teadmisi ja oma väärtust või mingit teenust või toodet siis nagu reklaamima või müüma. Ja vastupidi, teised inimesed nagu vihkavad müüki või kardavad müüki ja arvavad, et see müük on justkui sihuke mingisugune pähemäärimine. Ja võib-olla kõige olulisem erinevus on tegutseja ja mõtleja vahel on see, et tegutseja keskendub sellele, mida ta tahab ja mõtleja keskendub sellele, mida ta ei taha. Ja paradoks on see, et tegelikult mõlemad inimesed saavad täpselt seda, millele nad keskenduvad. Ehk kui sa keskendud sellele, mida sa ei taha, siis suure tõenäosusega su ellu kogu aeg tuleb seda jama nagu järjest peale. Ja väga oluline on siis tegelikult mõelda just selle peale, et mida ma siis tegelikult oma elult tahan ja seesama see raamat tegelikult aitas väga palju minul just seda mindset'i muuta ja muuta ka sihukest nagu ütleme siis võib-olla rahamaailma, et üks asi, millest see raamat veel väga hästi räägib, on see, et igal inimesel on oma rahamärk, ja mida ta selle all seal nagu silmas peab, on see, et ütleme, enamus inimeste jaoks ei ole probleem investeerida 10 eurot, et teenida 100 eurot. Nüüd aga kui mõelda selle peale, et investeerida 100 eurot, et teenida 1000 eurot, ehk me räägime nii-öelda sellest 10-kordsest võimendusest, siis 100 eurot on ka veel sihuke summa, millega enamus inimesed on valmis justkui nii-öelda minema, siis ma ei ütleks seda riskiks, aga on valmis 100 eurot letti käima, et 1000 euri teenida. Kui nüüd aga mõelda selle peale, et panna mängu 1000 eurot, et teenida 10 000 või panna mängu 100 000, et teenida 1 000 000 eurot, siis seal tihtilugu lööb inimestel sihuke nagu hirm juba üle nii-öelda peakaela, sest meil puudub võib-olla kogemus, arusaamine. Ehk et minu võib-olla esimene küsimus sulle täna oleks nagu see, et mis on nagu see summa, mida sina oled näiteks täna valmis investeerima oma paremasse tulevikku, et kas on see 10 eurot, on see näiteks sul 100 eurot või 1000 eurot või oled sa valmis ka 10 000 eurot investeerima parema tuleviku nimel või näiteks, et alustada mingit oma businessit, et mis on sinu jaoks sihuke, ja ta ütleb ka näiteks kõik need investeerimised, asjad ja nii edasi, et mängi alati nagu selles piires, et kui ka lähevad asjad halvasti, et siis ei ole niimoodi, et sa oled kõikidest oma kodudest ilma ja nii edasi, et alati sihuke nii-öelda see risk peab olema kaalutletud. Siis teine raamat või raamatusari õigemini ja tegelikult sellest sai võib-olla minu üldse sihuke nagu teekond alguse peale ülikooli. Mina lõpetasin ülikooli aastal 2001 ja 2011 oli esimene, 2010 oli esimene kord, kui ma võtsin mingisuguse raamatu kätte siis väljaspool kooli ja seda ma mäletan ka, kes mul neid Robert Kiyosaki raamatuid soovitas, Rikas isa, vaene isa ja Rahavoo kvadrant, et siinkohal Jürile suured tänud, sest see Rahavoo kvadrandi raamat on tegelikult see, mis räägib lahti väga hästi erinevad siis siuksed nagu eluetapid. Ja mina samamoodi, ma alustasin aastal 2001 peale ülikooli, alustasin töötajana, olingi maamõõtja, nagu ma enne mainisin, ja töötadki. Sul on kindel sissetulek, sul on kindel töö, sa väga palju ei pidanud seal mõtlema või muretsema, sa tegid oma töö ära ja sa said oma töö eest tasu. Mingil hetkel ma sain oma elus aru, et ma tahan elult natukene enamat ja otsustasime siis naisega, et hakkame siis ettevõtjateks. Me olime selleks hetkeks siis, kui ma seda raamatut lugesin, olin tegelikult, ma olin juba enne raamatut olnud ettevõtja, aastal 2007 ma siis tulin palgatöölt ära ja läksime naise kooli ja lõime siis oma nii-öelda tallibusinessi, millest siis ühel hetkel kasvas välja Eesti üks suurimaid hobuse hotelli kontseptsioone. Aga mõlematel puhul nii töötajana kui väike ettevõtjana tegelikult sa valdavalt teenid raha siis, kui sa nagu sinna aktiivselt aega panustad. Ja mida rohkem ma seda raamatut ja seda sama miljonäri mõtteviisi saladuse raamatut lugesin, seda rohkem ma sain aru, et tegelikult see kõige põnevam elu on kvadrandi paremal poolel, ehk siis olles kas siis suure äriomanik või olles investor,
kus siis ühel hetkel kas siis süsteem ehk äri või raha hakkab töötama nagu sinu kasuks. Ja 2013 oli see aasta, kui mina otsustasin, et ma tahan proovida siis samamoodi investori ametit ehk teha siis esimesi investeeringuid aktsiabörsil. Kas ma tollel ajal teadsin midagi selle kohta? Väga ei teadnud. Samamoodi küsisin sõbra käest nõu, et kuhu investeerida, kuhu tema investeeriks. Ja tollel aastal, siis 2013, ma küsin sõbra käest, kuhu tema investeeriks ja tema ütles Tesla. Mina tollel ajal küsin ta käest, mis asi see Tesla on? Ja ta ütles, et Tesla on elektriautosid tootev firma ja elektriautodel on suur tulevik. Te võite vaadata pärast, kus oli Tesla aktsia aastal 2013 ja kus on see täna. Ilmselgelt oleks see olnud väga hea investeering, aga tollel hetkel mina otsustasin siis ühe teise ettevõtte kasuks. Ja mis on nagu põnev, siis mõlema nende raamatu puhul tegelikult nii siis Arveker kui ka siis tegelikult Robert Kiyosaki mõlemad soovitavad ka, et sihuke hästi riskivaba võimalus alustada oma businessit tegelikult on otsemüügi valdkond, sest reeglina otsemüügi valdkonnas puudub sul nagu ärilises mõttes finantsiline risk, seal on sihuke hea koolitussüsteem, seal on meeskond, sa saad oma aega ise planeerida ja ta on üles ehitatud just siuksel nagu elementaarselt soovituspõhisel kontseptsioonil, ehk kui sa ise tarbid mõnda toodet, sul on tootega hea kogemus, siis sa võid seda toodet või ideed ka teise inimesega jagada. Või näiteks, kui sa tead inimesi, kes on ambitsioonikad, otsivad täna lisasissetuleku võimalust, siis on võimalik ka koos oma ägedaid meeskondi luua ja töötada täpselt nende inimestega koos, kellega sa ise tahad ja tegelikult sissetulekutel piire ees ei ole. Meie jaoks see otsemüügi või soovitusturunduse valdkond jõudis meie siis ütleme huviorbiiti aastal 2010. Esimesed siuksed 2 kogemust pigem võiks öelda olid negatiivsed, ei andnud tulemust, kindlasti jäi see väga paljuski enamuses enda taha, kuna ei osanud, ei teadnud, ei osanud faktidele keskenduda, siis tegelikult 2011 suvel, kui meile räägiti Zinzino ettevõttest, siis see ettevõte juba tõmbas rohkem tähelepanu mulle. Ja miks? Sest tegemist oli Skandinaavia brändiga, ettevõttel oli väga konkreetne visioon või kontseptsioon ja nende selle põhimõtte ülesehitus oligi see, et sa võid toodet tarbida, olles lihtsalt klient, kui sulle see toode meeldib, sa võid toodet teistega jagada ja sa saad kliendina oma toote tasuta. Ja kui sa tahad näiteks koostööd ettevõttega teha, siis samamoodi põhimõtteliselt sa tarbid toodet, soovitad teistele, aga läbi selle võid sa siis saavutada ka oma siis väiksemaid või suuremaid siis eesmärke. Ja mis selle Zinzino puhul mulle meeldis oli see, et tegemist oli Skandinaavia brändiga. Tollel ajal siis 2011 nad turustasid maailma ühte kvaliteetsemat kohvibrändi Rombots Malongo, et täna, kui sa lähed näiteks Belgias või Monacos või Prantsusmaal paljudesse Michelin restoranidesse, siis sa võid juua seda sama kohvi, mida siis tollel ajal Zinzino alustas. Miks meie aga naisega oleme tänaseni jäänud Zinzinosse, on tegelikult see sama Balance'i pudel, mis seal on näha, sest see on konkreetselt toode, mis aitas mul naisel ja mu lapsel tervised korda saada. Ja ma olen nagu siuke inimene, et kui mulle miski meeldib või ma millessegi usun või ma kellessegi usun, siis ma olen alati valmis seda nagu soovitama. Ja kui enne seda arstide jutt oli nagu see, et meil on peres sellepärast terviseprobleemid, et me elame vanas talumajas, kus on hallitusi ja seeni võib-olla ja nii edasi, siis tegelikkus oli hoopis midagi muud. Ja peale seda, kui me perele tegime siis erinevad veretestid, me nägime tegelikult, et kehas on põletik. Ja kui täna nüüd minna siit siis 15 aastat edasi, see kogemus, mis tänaseks on ja mida Zinzino on teinud maailmas, siis mulle meeldib see, et ma ei pea olema täna nagu Zinzino koha pealt ekspert, et inimesele anda soovitusi, kuidas toitumist korrigeerida, et oma tervist parandada, sest me näeme väga selgelt seda, et 1,7 miljonit testi, mida tänaseks Zinzino ettevõte on maailmas teinud, 97% inimestest on täielikult tasakaal paigast ära, kui rääkides erinevatest rasvhapetest, ehk me võime öelda, et 100 inimesest 97 inimest sööb kõvasti rohkem sellist toitu, mis tekitab kahjuks kehas põletikku, kui see, mis aitaks seda maha võtta. Kes soovivad, võivad pärast rohkem juurde küsida infot selle testide kohta või toodete kohta, aga Eestis me näiteks täna oleme samamoodi teinud üle 19 000 testi ja ma arvan, me võime öelda, et Zinzino on
Eesti, kui mitte kõige suurem, siis kindlasti üks suurimaid testi- ja teaduspõhiseid ettevõtteid. Kui vaadata, kuidas ettevõttel on läinud, siis ettevõtte kasv on olnud fenomenaalne ja ettevõte on aasta-aastalt ainult kasvanud ja näiteks eelmisel aastal ettevõte jõudis juba ka 300 miljoni euro käibeni. See info pigem on täna nendele inimestele, kes rohkem mõtlevad selle peale, et kuidas oleks võimalik tekitada omale turvaliselt lisasissetulekut ja siin on selleks hea võimalus nii siis läbi selle, kui neid samu tooteid ise tarbides, teistele soovitades, aga miks mitte ka läbi aktsiakasvu. Et kui vaadata aastal 2010, kui Zinzino tuli omal ajal aktsia börsile, oli aktsia hinnaks kõigest 1,25 sekki, siis see slaid on tehtud mul mõnda aega tagasi, kui aktsia oli 125 sekki peal, täna ta on üle 130 sekki, ehk tegelikult ettevõtte aktsia on kasvanud üle 10 000%, mis teeb Zinzino aktsiast ühe kõigi aegade, kõige edukama Rootsi aktsiabörsi siis ettevõtte. Ja Zinzino oli siis ka see ettevõte, millesse mina siis 2013 hakkasin investeerima. Ja mõlemal juhul nii see sõbrasoovitus Tesla näol, kuigi siis Zinzino näol mõlemad olid väga head otsused ja ka täna tegelikult on Zinzinosse endiselt väga hea aeg investeerida, sest kui me jõudsime eelmisel aastal 300 miljoni euro käibeni, siis järgmise 2-3 aastaga on Zinzinol plaan jõuda miljardi euro ettevõtteks ja sealt edasi siis jõuda kümnete ja 100 miljoni inimeseni, kellel aidata siis tervist nagu parandada. Miks mõlemad, nii Robert Kiyosaki kui Harvecker räägivad tegelikult otsemüügi võlust on see, et otsemüük on hästi lihtne, ta on frantsiisipõhine äri. Ja kui me täna vaatame, siis tegelikult järjest rohkem ettevõtteid ehitab üles suuri online platvorme, näiteks Amazon on ju, ma usun, et peaaegu iga teine eestlane on Amazonist midagi tellinud või peaaegu iga teine eestlane on kuulnud või kasutanud mõnda Bolti teenust või siis näiteks kasutanud Bookingu või Airbnb teenust. Meie samamoodi oleme tänaseks siis äkki, kas ma täpselt ei mäleta, 6 või 7 aastat oleme teinud Airbnb-ga koostööd ja see on olnud siuke nagu väga põnev koostöö, ehk mul ei ole vaja nagu iga, ütleme siis oma maja jaoks, mis me täna välja rendime, mingeid eraldi platvorme luua, vaid läbi Airbnb, kui ma panen oma kodu sinna ülesse või teie panete oma üüripinna ülesse, siis kui klient rendib, teile makstakse selle rendi pealt tulu ja samamoodi siis see teenuse vahendaja teenib oma tulu. Zinzinos on tegelikult täpselt samamoodi. Me saame tooteid kasutada, me saame tooteid soovitada ja kui me tahame ärina teha Zinzinot, siis Zinzino tegelikult ärina alustamine väga lihtne. Investeering on seal alates suurusjärgus 300 eurost kuni 1200 euroni ja hetkel kõige populaarsem ongi just see 1200 eurone variant, sest see annab inimesele kõige rohkem tooteid ja siin on ka võimalus, kui inimene aasta ajaga teeb 25 nii-öelda siis tootesoovitust või müüki, siis 13. kuul makstakse inimesele kogu siis investeeritud summa tagasi ja tegelikult selle 1200 euro eest saab siis inimene enda perele tooteid, mille tegelik väärtus on üle 3000 euro. Aga see ei ole nagu see, miks me seda raha investeerime, vaid tegelikult kogu selle nii-öelda frantsiisi ostuga me saame ka endale kaasa ülemaailmse logistika, näiteks kui teil elab mõni klient või partner näiteks kuskil välismaal, on see Soome, on see Ameerika, on see India, ehk täna toimub tegelikult tarne 100 riiki üle maailma. Meeskonnatugi, klienditugi, partnertugi ja praegu on käimas ka meil ettevõttes väga põnev kampaania, kus siis inimesed, kes ehitavad meeskonda edukalt, saavad minna ka õige pea tegelikult külastama ettevõtte peakontorit. Kui sa täna mõtled selle peale, mida sul on võimalik 1200 eurose ostuga saada? No kindlasti mingisugune uus iPhone, võib-olla saad sa 5 tärni hotelli reisi kuskile, no mis sa veel saad? 1200 euro eest saad sa võib-olla omale pesumasina ja pesukuivati. Aga see on ka kõik. Kui me mõtleme nagu tavaäri peale, siis kui palju on vaja investeerida selleks, et ehitada üles edukas ettevõtte, ainuüksi koduleht täna maksab reeglina rohkem kui seesama 1200 eurot. Ja selle 1200 euro eest tegelikult sa saad enda perele kvaliteetsed tooted ja kui sa infot nüüd jagad, sa võid ise valida, kes on sinu tutvusringkonnas, keda sa näed lihtsalt potentsiaalsete tarbijatena, klientidena ja kes on need inimesed, kelles sa näed potentsiaali ja kellega sulle meeldiks teha koostööd.
ja nii klientidele kui siis ka tegelikult koostööpartneritel Zenzinol on toote hind on põhimõtteliselt sama, aga vahe lihtsalt on see, et üks tarbib, saab läbi soovituse oma tooteid tasuta ja teine inimene, kes soovitab neid samu tooteid, teenib selle pealt ka siis sissetulekut. Kuidas see lisasissetuleku teenimine käib? Tegelikult hästi lihtsalt. Iga müük või iga soovitus, mis partner alguses teeb, inimene teenib seal suurusjärgus 10% ja need protsendid siis iga müügi pealt kasvavad kuni 30%-ni ja mida suuremaks kasvab kliendi baas, seda suuremaks hakkab tegelikult ka kasvama passiivne tulu. Ja kui me räägime näiteks, ütleme pluss-miinus siuksest 50 kliendist või 100 kliendist, siis tegelikult partner teenib juba 400 kuni 1000 eurot suurusjärgus. Ja kui sa täna mõtled, kui palju sul oleks vaja investeerida raha näiteks kinnisvaras, et teenida 1000 eurot passiivse tuluna, siis sul on vaja minimaalselt 2 üürikorterit. Ehk me räägime kuskil pluss-miinus siuksest 200 kuni 250 000 eurosest investeeringust. Siin on see, et sa aitad 100 inimesel saada paremat tervist või 200 inimesel paremat tervist ja su passiivne tulu ületab selle üürikorterite tulu, kusjuures sul ei ole mitte ühtegi finantsriski. Ehk et alati mõtle nagu selle peale, et kui ma midagi teen, kas ma saan kellelgi soovitada nagu tõesti nagu head asja või kui sa üldse midagi teed, kas sa pigem tunned, et sa lähed müüma või sa lähed inimest aitama, et see mindseti küsimus on siin nagu mega oluline. Ja kellele, ütleme, see toote soovituse pool on nagu võib-olla siuke ideaalne lisaväärtus on kindlasti inimestel, kes täna juba töötavad inimestega. On need siis iluvaldkonna inimesed, on need personaaltreenerid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk et inimesed, kes suhtlevad inimestega ja kellel täna juba tegelikult kliendibaasid on siis olemas. Ehk see on puhtalt tootemüük. See on inimestele, kes suhtlevad inimestega, aga võib-olla nad ei ole nii keskendunud nagu siis meeskonnaehitusele. Kui nüüd aga mõelda selle peale, et sul on ambitsioonikust rohkem ja sa tahad teenida rohkem kui seal 1000 eurot või 2000 eurot, siis sul on võimalik tegelikult ehitada ka omakorda omal ägedaid meeskondasid ja meeskonnad võivad sul samamoodi olla rahvusvaheliselt, et sa ei pea mõtlema ainult oma kahe sõbra peale või 3 naabri peale. Meil on täna näiteks samamoodi on meeskonnaliikmeid on Lätis, on Leedus, on Ameerikas, on Filipiinidel, on Saksamaal ja nii edasi, Eestis kaasa arvatud samamoodi. Ja kui sa vaatad siin nüüd neid sissetulekuid, siis pronkstase on siuke kõige lihtsam elementaarsem tase, kus sa oled oma esimesed 4 klienti ära teinud ja paar partnerit. Ja tegelikult pronksi, teemanti, Royal Crowni või presidendi taseme vahe on see, et üks inimene on seda sama lihtsat sammu lihtsalt kordanud rohkem ja ta on olnud äris kauem, kindlasti on ta tööd teinud rohkem, tal on kogemust rohkem ja nii edasi. Et kui sina täna näiteks vaatad seda tabelit, ma ei hakka täna minema detailidesse, kuidas see kogu ehitus käib, et kellel on nagu huvi, võtke otse ühendust selle inimesega, kes teil jagas täna seda webinari linki, võite mulle otse kirjutada, et siis saame käia seda detailsemalt läbi. Aga kui sa täna hetkel vaatad ja näed esimest korda seda tabelit, siis mis on nagu see sissetulek, mis sind inspireeriks täiendavalt oma tänasele tegevusele, siis leidma see 10-15 tundi näiteks nädalas, et siia panustada. Siis mina võin öelda, et minu jaoks oli see omal ajal 4000 eurot lisasissetulekut ja kas ma hakkasin kohe Zenzinot tegema? Ei, miks? Sest ma ei uskunud, et see on võimalik. Ja need inimesed, kes mulle Zenzinot omal ajal rääkisid, ma ütlesin, et kui te ühel päeval tõesti suudate mulle näidata ja ära tõestada, et ise teenite täna siukest sissetulekut, siis ma olen samamoodi valmis seda Zenzinot ärina nii-öelda mõtlema. Ja juhtus see, et nad jõudsid 4000 euro teenisse. Ma ei mäleta täpselt, kas see võttis aega 4 kuud või 5 kuud, aga meie olime sellest hetkeks naisega aastast 2001 oma hobustega vaikselt tegelenud ehk kokku 10 aastat ja meie 10-aastane töövili ja meeletud investeeringud hobusetallidesse, põllumajandustehnikasse ei andnud ka sellist sissetulekut, kui need inimesed omal ajal Zenzinos. Ja see oli see, mis mind nagu julgustas rohkem Zenzinole keskenduma ja täna see on ka see, kuhu läheb minu siis põhiaeg ja põhienergia. Ehk et kuidas see süsteem on üles ehitatud või kogu kontseptsioon? Esiteks on tarbi. Väga raske on teistele midagi soovitada, kui sa ei ole ise toodet tarbinud. Kindlasti süveneda nendesse toodete olemusse, et aru saada, mida soovitada, kuna soovitada, kuidas soovitada,
ehk siis kellele soovitada, ehk tarbi ja saa hea kogemus. Teiseks on see, et kui sa soovitad, siis sa hakkad teenima lisasissetulekut. See lisasissetulek põhimõtteliselt võib olla niisugune inimese jaoks meeldiv hobi, aga ta võib olla ka väga tõsine äri. Et see sõltub nüüd täpselt sellest, kui palju sa oled valmis siis teisi aitama. Ja sama tarbi, soovita ja saavuta on nüüd see siis, et mida ambitsioonikam sa oled, mida rohkem sa oled valmis tegema, rohkem süvenema, keskenduma, siis tegelikult sa võid saavutada väga suuri eesmärke, mis esialgu võivad tunduda ulmelised ja kui on liinil inimesi, kellel on tõesti need ambitsioonid nagu oluliselt suuremad ja mis lähevad sealt ka, ütleme, on ta siis vahet ei ole, on ta see 4000, 10 000, 20 000 või rohkem, et võtke julgelt ühendust, et mida mina olen oma elus nagu kogenud või aru saanud, on see, et kui me oleme iga asja suhtes nagu skeptilised, siis skeptilisus sulgeb väga palju uksi tegelikult meie ees ja me ei hakka isegi süvenema, kas see üldse võimalik on, mis nad räägivad. Aga kui sa oled uudishimulik, siis see võib sulle avada väga palju uksi ja see võib sulle avada väga palju võimalusi. Ehk et mõtle jällegi, kas sa pigem oled skeptiline inimene või sa oled uudishimulik inimene. Ja mõlemad on väga okei. Ka skeptiline inimene võib olla uudishimulik inimene. Aga kumb on sinus võib-olla see, mis domineerib rohkem. Ehk et siis on ju tarbi, soovita ja saavuta oma eesmärke. Et niisugune hästi lihtne mudel on tegelikult see otsemüügi mudel, et tihtilugu võib-olla paljud inimesed arvavad, et ma pean mingi hullu müüki tegema, et kõik sõltub sellest, kuidas sa nagu ise mõtled enda jaoks. Et kui mina täna näiteks käisin ühe sõbra juures, täna tal nii-öelda stuudios, siis korra tuli jutuks tal näiteks elektriteema liitumine, sest mul oli endal sama jama hiljuti, kui ma tahtsin siia palkmajadesse voolu saada ja nüüd sõltub sellest, et kus neil täna see nii-öelda alajaam asub ja see üks lihtne lõuna, kui ma ta juures käisin, siis tegelikult see võib tema jaoks väga palju muuta. Nüüd lihtsalt küsimus on selles, et kus see alajaam asub siis krundi suhtes, et ta võib hoida selle pealt väga palju kokku. Ehk et mina alati nagu siiralt nagu inimest aitama, soovitama, jagada talle oma seda know-how'd, mis sul on, et ma usun seda, et kõik peegeldab meil elus tagasi, et kui sa ise aitad teisi, siis elu aitab sind tegelikult nagu vastu ka. Ja kui sa mõtled nüüd selle sama raamatu peale, on ju see miljonäri mõtteviisi saladused, et siis ma soovitan nagu siiralt, et lugege seda raamatut ja ma arvan, et te hakkate väga paljuski aru saama, et miks inimesed on täna oma eludes kinni. Ma näen inimesi, kes tahavad kõiki asju nagu pusida üksinda, et ma täna väga ei usu sellesse üksinda rabelemise jõusse või väesse, et jah, sa oled oma väikeste võitudega üksi, sa oled oma muredega üksi ja tihtilugu ma pigem näen nagu seda, et kuidas need mured nagu tegelikult murravad inimesed maha ja tegelikult ühel hetkel on sealt nagu väga raske välja tulla. Ja kui sa nagu täna tunned, et sinus on pigem rohkem seda mõtleja mindseti või mõtteviisi, siis hakka mõtlema selle peale, et kuidas hakata sealt nagu välja tulema, et või hakka võib-olla vastu võtma, on need väiksemad riskid, on need hakka asjades nägema pigem positiivsust, mitte see, et sa mõtled alati, et mis siis, kui kõik läheb pekki näiteks, toome lihtsa näite, et inimene nüüd mõtleb, et kas see Zinzino võiks olla minu jaoks. No mõtle, et mis sul on võita, mis sul on kaotada. Mõtle läbi see. Kas sa näed, et sa pead siin üksi pusima või pigem sul on inimesed, kes on valmis sind algul aitama ja toetama. Et selles mõttes see otsemüük on nagu väga soosiv kogukond või siuke nagu keskkond just inimestele, kes tahavad ellu muutust. Ja ega elul on, me käime niikuinii ühte sama rada, et meil on üks ja sama päike, meil on kõigil üks ja sama 24 tundi. Küsimus ongi lihtsalt selles, et kuidas me oma aega nagu kasutame ja võimalusi kasutame. Et see sama, see Zinzino ka, sama toode on niimoodi, et mõnel inimesel on 5 klienti, mõnel inimesel on seal 10 klienti, aga meil on tiimis inimesi, kellel on 100 klienti, 200 klienti, üle 300 kliendi. Et nähtavasti see, kellel on rohkem kliente, tal on rohkem teadlikkust, ta rohkem jagab seda ja nii edasi. Et see kõik tuleb tegelikult nagu läbi kogemuse. Ja ma arvan seda, et need otsused, mida me tegelikult elus igapäevaselt teeme, absoluutselt igapäevaselt, see lõpuks määrab ära selle suuna, kuhu poole me liigume. Et kas me liigume sinna läbipõlemise poole või me liigume võimaluste poole.
ja üks asi, mis meid kindlasti naisega väga palju on inspireerinud, just lisaks raamatutele tegelikult on reisimine ja me äsja olime Balil, imeline reis. Ja enne mul jäi mainimata ka, et need, kes siin Siinot teevad näiteks ja on võib-olla väga head tootemüüjad, siis iga aasta on preemiareisid, boonusreisid inimestele, kes on puhtalt lihtsalt väga head tootemüüjad ja meil oli just äsja reis Balile. Et see reisimine on avanud just sükest nagu arusaama, et tegelikult kui palju on elul pakkuda, et ma mäletan, kui me kunagi esimest korda käisime puhkamas Egiptuses ja me käisime suurema seltskonnaga ja hotell oli siis, ma ei mäleta, kas ta oli mingi 4-tärni hotell, kus tarakanid jooksid ringi ja siis mõtlesime, et issand, et kas reisid ongi sellised. Ja siis me saime aru ühest asjast, et tegelikult teinekord tasub käia natuke rohkem raha välja, et sa saaksid parema reisi, parema hotelli. Ja peale seda ühte kogemust, mis meil toona Egiptus oli, me oleme tegelikult tänaseks käinud üle 20 korra ja nendest 20 korrast ma võin öelda, et siuke 95% on olnud väga hea kogemus, sest me oleme teadlikult uurinud rohkem hotellide kohta ja teinud paremaid valikuid. Ehk et mõtle täna selle peale, kus sina täna oma elus oled ja näiteks seesama, et kui sa võib-olla täna otsid oma tervise teemadele lahendust, siis ma arvan, et Zinzino erinevad testid võib olla üks väga hea lahendus, kuidas oma tervist testida, sest Zinzino kogu see moto on testi- ja teaduspõhine toitumine. Kui sa täna otsid lisasissetulekut, siis mõtle, mis on sinu jaoks siuke nagu okei investeering, kas on see 400 eurot kit või 300 eurot, on see 600 eurot või tahad minna sa selle nii-öelda parima pakkumise peale välja 1200 eurot, kus sa saad siis aasta aja pärast oma raha tagasi, pluss loomulikult kõik see raha, mis sa teekonnal siis oled teeninud. Mis mina võin täna öelda, et mina olen valmis absoluutselt igale inimesele jagama soovitust, on see Zinzino koha pealt, on see midagi muud. Kui inimene otsib infot ja ma tean, et ma saan teda aidata, siis ma igal juhul aitan. Kas ma ise võtan infot vastu? Absoluutselt samamoodi. Tookord ma küll seda aktsiainfot ei võtnud kahjuks vastu, sest minul oli soov tollel hetkel investeerida Zinzinosse, aga peale seda ma olen väga palju lugenud raamatuid ja just aru saanud, miks erinevad inimesed teevad erinevaid otsuseid. Nii et ma loodan, et see 2026 aasta ja kevad nüüd, kus lumi on läinud, päikest on rohkem, annab ka teile ellu sükest rohkem kirge ja passionit, et mõelda natuke suuremalt, tegutseda samamoodi suuremalt, sest mida suuremalt tegutseda ja suuremalt unistada, seda põnevam on ka elu. Mina tänan teid, täna oli süke kiire lühike webinar soovituse jõust ja võib-olla see webinar paneb teid natuke teistmoodi mõtlema ja julgemalt mõtlema ja rohkem inimesi aitama läbi oma igapäevaste soovituste. Aitäh ja peatsete kohtumisteni. Tšau!